See näituse pealkiri on siis Arktika saatkond ja nagu nimigi viitab, et see näitus on Arktikast ja erinevatest teemadest, mis selle piirkonnaga siis seonduvad. Et võib-olla esmajoones viimastel aastatel olen olnud üsna siis tundlik, ütleme, kliimamuutuste mõjude suhtes ja Arktika on selline piirkond, kus kliimamõjude ilmingud on siis kordades kiiremad avalduma, et ongi 4–8 korda kiiremini seal need mõjud ilmnevad ennem kui mujal. Et see on võib-olla nagu üks põhjus või üks niisugune taustateema. Aga teisest küljest, et Arktika on ka selline hästi tugev sümbol kujutluses, et on selline, aeg-ajalt on kujutatud lõputu tühja valgena, et sellise kõigi võimaluste maana, et see on nagu mingisugune piirkond, mis justkui vähemalt paljude inimeste mentaalsuses on avastamata. Ja kuidas selliseid piirkondi siis tavaliselt on avastatud, on loomulikult mingisugune kangelane tulnud mängu, kes siis nii-öelda läheb ekspeditsioonile ja hakkab seda seni tundmatut ala siis kaardistama, et mingis mõttes on siin isegi selline teatav paralleel nagu Ultima Thuulele, mis on ka selline kauge Põhjala maa, hästi tugev kujutluslik sümbol, aga kangelase ja siis maade avastamise või kaardistamisega on seonduv ka muidugi problemaatika, sest kangelane või keegi, kes siis väljaspoolt nii-öelda siseneb sellele uuele maale, et tema sisenemisel on mõju loomulikult siis põlis asukatele või sellele sisse juurdunud ökosüsteemile. Ja siis see näitus ühtlasi räägib ka horisondist või silmapiirist ja olen ka varem näitusi mingis mõttes teinud, on nagu olnud püüe liikuda teisele poole horisonti ja horisont võib siis olla nii-öelda see illusoorne horisont, mida me siis nagu füüsilises ruumis tajume, aga see võib olla ka kujundlik horisont, et näiteks siin näitusel ühest küljest on ka üks teos, kus meil on võimalik nagu vaadata selle lõputu valge horisondi peale või sinna nagu jõudmist ja teisest küljest seda saadab ka selline vestlus Jan Kausi ja keelemudeli ChatGPT vahel, et küsimus ka, kas sellised tehisintellekti mudelid tänapäeval äkki kannavad sellist kangelase rolli ja mis problemaatikat see endas kätkeb. Nii et see horisont ja Arktika ühest küljest on ta see füüsiline ruum, kust ma olen nagu inspiratsiooni saanud, aga teisest küljest ka see kujutlus sellest mingisugusest kaugest ja kõigi võimaluste kantsist. Ja üks teema, mis muidugi Arktikaga ka väga tugevalt seondub, on ülevus. Et ülevus on natuke selline, ma ei tea, kas ta on nagu stigmatiseeritud termin tänapäeval, aga et läheb tagasi sinna romantismi ja ülevuse, ilmselt võib-olla paljud meist nagu teavad sellist ülevuse tunnet ja seal piirkonnas see ülevus on kogu aeg kohal. Aga ülevusel on ka oma varjukülg, et ühest küljest ta on selline hästi tugev nagu energia või mingisugune emotsioon või mingi vaimuseisund, aga teisest küljest, et see, et ta on nii tugev,
et ta kipub ka varjutama siis komplekssemaid käsitlusi nendest keskkondadest, kus nii-öelda see ülevuse foon on hästi tugev. Et siis selle näituse, ma ei tea, kas üks küsimus, aga veel üks nii-öelda allhoovus on see, et kuidas siis rääkida neid tänapäeva nagu olulisi küsimusi ka viisil, et mitte seda ülevuse nagu tuua nii palju siia näitusele, et ta lämmataks nii-öelda need teised võimalikud käsitlused Arktikast. Ja samas, et võib-olla sellel ülevusel võiks olla ikkagi mingisugune roll tänapäeval, aga milline see on, et eks selle siis peame koos välja mõtlema. Ja et siin on ka mõned tööd sellised, mis tahavad, et anda aega, et siin on näiteks üks teos, mis ongi interaktiivne, et kuhu enda telefoniga on vaja helistada, et seda ma küll soovitaks jätta viimaseks, et selline soovitus mul on. Aga et kui ka sinna helistada, et anda nagu natuke aega ja anda aega nendele teostele, mis siin on, et ilmselt seal on rohkem kui lihtsalt korra nagu pilguheit peale panna.